koju tulema. Sina tood, ma ise nägin teile kotitäiega. Sa ütled? Ütlen, et teinekord enam ei too ja kõik. Eelmine kord sama. Kõikidest pühadest peale midagi osa. Tegelikult olen ikka täitsa jamas. Oleks siis ainult maitanud olnud. Aga Inkas on ka maha seis. See loodusõpetus on kehv. Ei julge kodus hingatagi. Kohe tuleb suur skandaal ja arvuti kasutamise keel. Nüüd 3 nädalat treening keel. Pole nii. Ei, hoopisti väike mees. Mis on õppus? Sidruni alla neile. Mis sidrun? Hea elu on läbi. Pole hinnet seisnud luba kodus näidata. Seega mõni mure. Näita mitte 2 Ainult. Mitte ühtegi. Sa oleks pidanud minu tunnistust nägema. Ikka 1-2 korv, 2-2 korv. Ainult kunstiõpetus ja kokandus olidki jätmisest. Maailma parim maailma parim väikestöötmine maale. See parim lihaväikesta. Aga mis ma praegu igan? Olen parim nagu nende. Mis sest klassis? Kirjutab ise vahvustas. Et olen kidur nagu ta käitumisega ära põe tüki asjad ära. Mis ma nüüd selle infoga peale hakkan? Sellest pole mitte vähimatki abi. Karsen arvates vigu rõhu lendamine ja lihapallid popid on täitsa jama. Sain ühe kaasest arutada ja osaan. Kas sina, Titti, said ühe? Mille eest? No, öps käskis omadega arvutada, et mitu mul 5 õunast alles on, kui ma 2 talle annan. Mina võtsin, et kõik 5 ja ma tahan kõik säänud viia. Öps ütles siis, et mul pole viisakust ollagi ja panigi ühe. Küll need õpetajad lähevad suuresti närvi. Ma läksin talle ikka mõnel kooliga aga lümane ma pidin siide mingi parasti väike nägima. Toni Annikaga koos, ole normaalne. Mis Pippil viga? Tema kodus kere peal ei saa. Tema võib teha, mis ta tahab. Aga mina võin teha ainult seda, mida vanemad käsivad. See tähendab, et õppida ja veel kord õppida. Ega su Eidule siuslikult kasti siirelt seda rebasena mõni. Kodusid koos minu poolt printidega. Nüüd olen varatu sel. Isegi aabitsame siin taha, etis pole saada. Kuule, kurat Tiino, kui sul aabitsat pole, kuidas sa siis õppida saad? Keda see raamattarkus enne edukusse teinud? Kuulame mees. Raha on elus kõige tähtsam. Kui pappi on, siis ei lade. Eile tormanel tuleb kinni abida. Makske see või suudab sinna. Eks vana rahvatarkus ütleb ikka, et lolle ei künta ega külvata. Nad kasvavad ise. Jälle üks juurikas. Sellest end tingimata nooreks tegema eliksiiri ja kortsuvastase kreemi ka. Siis on hakanud seda vanadele ja krimpsusõpetajatele müüma, kes neid krönkse ikka kooli tahab. Tahetakse ikka noori ja blondiine. Mis sa poiss kurastad? Mul kehv seis koolis. Kodus ootab suur skandaal. Äkki saad sina, punksmoor, mind aidata? Lõid mõned hinded paremaks. Mis tähtsus neil hinnetel on? Loodus paneb kõik ise paika. Mina pole üldse koolis käinud, aga olen äärmiselt läbilöögivõimeline tänapäeva ühiskonnas. Pean minema, mu kapten ootab mind. No jälle ei tule välja see arvude ruutu nõidumine. Ikka see on mingi komadega arvu. Mina enam ei jaksa. Marta ei ole väikesena ja väikese peale. Mis sul poiss viga on? Elu sakib täiega. Kooli pole tahtmist minnagi. Kodus see kehvade hinnete pärast peapesu. Mis teil viga? Teil lastakse kogu aeg hindeid parandada ja järele aseta. Aga kui mina nõiakoolis hindega untsuan, siis võib tulla turist ja tõrva. Selle kõrval on paksi kurisõna ja arvutikeel. Leebe lugu, aga miks sa siis paremini ei saa? Nojah, aga kogu aeg ju ei jõua. On hoopis muud ja huvitavamat teha.
näiteks treenib kitarrimäng ja arvuti, siis see jõuab kogu aeg koduseid töid vorpida. Siis arvab öps, et ma ei tee tunnis kaasa. Teen küll, lennukeid teen ja paberkuule ja kirjakesi. Ühesõnaga, ruulin täiega. Ja, meie pea näitab ikka, et tegijad tulevadki 3 meetrit. Kui nad andekad on. Härra direktor, see on ennekuulmatu. Sellist jõudust pole minuga varem juhtunud. Rahunege proua Kresula. Rääkige palun täpsemalt, mis on juhtunud? No ma ei saa aru, kuidas saavad sellised õpilased üldse põhikooli jõuda. Mu närvid on täiesti läbi. Sellist klassi pole varem olnud. Kohe vaatame, kohe uurime. Nii kole sul ka olla ei saa. Austatud noored õpilased, miks ei vaidse praegu klassis korda vaikus? Teistel üldse niimoodi lubab käituda. Te tulid ju kooli targaks saama. Ma olen ilma selletagi tark, pole mul mingit õppimist tarvis. Loodus paneb kõik ise paika. Loodus jah, pealegi mul pole selleks lihtsalt aega. Pean tegema hoopis tähtsamate asjadega. Miks siis Neiu Kunksmoori keskendu õppimisele? Ma pean nimelt omandama uut soengut, tegema maniküüri, lihtsalt hea välja nägema. Mul pole selleks lihtsalt aega. Vaadake, härra direktor, sellel noormehel võsedi õppevahendeid. Mida ma selle õpikuga ikka oleks pidanud peale hakkama? Müüsin maha, sain raha, parem sidan homme lollidemaale, panen raha kuu kasvama. Siis saab pappi vastu küpseid õunu. Raha pole jõus kõige tähtsam. Kuidas ei ole? Eks sa katsu ilma rahata iga päev selliseid maitsvaid lihapalli osta. Mulle põhimõtteliselt ei meeldigi koolis. Pidevalt sihukene lennukeel ja muidu on vastik. Aga mina ei saa ju ka lennata, kuigi väga tahaks. Seda matemaatikat ma ei vaja, siis ma pean kogu aeg neid tekstülesandeid lahendama. Pigem mõjuks mõne loodusõnnetuse. Härra direktor, vaadake seda lumivalgekest. Täiesti mõttetu tibi. Voksutab aga oma suuri silmi ja vahib andunud printsi. Oh, lumivalgeke on lihtsalt kõige ilusam ja imelisem tüdruk, mida ma eales näinud olen. Mina olen igatahes kõrvu nörvunud ja mitte miski ei sega seda suurt tunneks. Sina ei arva nüüd, mida sina küll endale lubad? Äkki mulle meeldib hoopis Buratino või Karlsson? Kogu aeg vaidlevad, üldse ei olnud mingile korrale. Ja see Pipi näeb lausa kohutav välja, pole õigeid riideid ega vanemaid. Kujutage ette, tema ema on ingel ja isa neegrikuningas. Ma olen täiesti iseseisev ja majandav. Mul pole mingit kooli vajagi. Parem mängin tänaval politseiga kula või pätti ning kihutan rolleriga nii, et maa on must. Siin paistab vist ainult üks normaalne laps. Miks sina vaikselt istud noormes Potter? Pole ta parem midagi. Kogu tunni loeb raamatut mingist sigatüükast. Üldse kogu aeg kuskil kaugemal. Mis mina? Põllumaailm on hoopis huvitavam. Ega sul päriselu ikka huvitab. Parem õpin midagi ägedat. Näiteks lendu, pallimängu või võlumist. Niiviisi küll ei saa. Te peate ju ka kunagi elus kooli lõpetama. Kas te olete mõelnud, kui te iga päev ei õpi, kuidas te siis elus edasi jõuate? Minul pole probleemi. Ma lähen lennukolledžisse ja hakkan parimaks figurõhu lendajaks. Ei no väikeste kukkede maalija, parim väikeste kukkede maalija olen ma nagunii. Kuidas sa lendurid saad ilma hariduseta? Ma olen teist üliandekas. Mina õpin inimestele kaartidega tulevikku ennustamaks. Ei mingit probleemi eneseteadustusega ja raha tuleb ka. Kes sind usub, väike kaardima, kui sa isegi arvutada ei oska? Usuvad, küll nad usuvad. Ei usu.
mina asutan ravitaimede ketti. Juba mu vanaema teadis, et taimekesi ja ilusalongi ka. Hakkas üleüldist nahahooldust pakkuma. isegi kosmeetikas pole õppinud. Kuidas sa seda kavatsed teha? Looduspark õiguse paika. Ei mingit probleemi. Minust saab vanim naispolitseinik ja pealegi ma otsustasin Tommi ja Annikaga koos, et ma päris suureks ei kasvagi ning tavaliseks ja igavaks täiskasvanuks lihtsalt ei hakka. Isegi kõige halvemad õpilased kasvavad kord suureks. Mina ei kasva, juba jonni pärast ei kasva. Vot. Mina kõhveldan raha puu alla ka papi kokku ning hakkan ärikaks. Ostan Bemari ja rullisnokaga mütsi. Milleks mu sööpil jääb praegu? Meie lumivalgekesega aga abiellume ja saame vähemalt 7 poissidest. Kuidas sa neid üleval pead, kui sul isegi pole tööd? Lumivalgeke töötab, ta on selline üsin. Peaaegu nagu kodupereliseks sündinud. Pealegi on mul rikkad vanemad. Tulevikku välja vaatas nüüd arvad. On sul juba plaanid paika pannud? Muudkui kütestab kahti kokku ja tarkust pole vajagi. Oled sa ka mõnes osas sama andekas kui need? Ma pole selles veel nii kindel. Mul ju alles 4. klass pooleli. Tead, ma hakkan parem minema. Kooli hindeid parandama. Järelvastusena. Targad sõjad, lausa muusika minu kõrvadele. Naeratage rohkem, proua Klasupea ja jätke siiski meelde, et kord ja distsipliin on teie korraldada ja pidage meeles, igas klassis ei ole pottereid.